Tere taas, kallid kuulajad ja vaatajad. Oleme jõudnud järgmisele minu Human Designi podcasti osale. Ja täna mõtlesime Helenaga rääkida siis energiatüüpidest. Ja esimene energiatüüp, kellest me räägiksime, oleks siis sakraalid. Ja kuna meil on siin stuudios võtta üks sakraal kohe, siis Helena. Kas sa tahaksid meile rääkida enda kogemusest läbi Human Designi? Tšau Kaia, tšau kuulaja, vaataja. No õige vastus on jaa, on ju. Meil on võimalus põgeneda. Ja, see oleks päris jabur, kui ma tahaks rääkida sakraalsetest tüüpidest ja siis ütlen, et ma ei taha ise endast rääkida. Et jah. Me rääkisime eelmine kord sellest, millal ja kuidas sa Human Designini jõudsid, aga mis oli see, mis sind paelus selle juures, et kuidas see sinu elu nagu mõjutas? No alustuseks ma olen 3-5 profiiliga sakraalne generaator. Ma arvan, et võimalik, et kes on muga rohkem kokku puutunud juba teavad seda, see on see klassikaline sissejuhatus, mida ma tavaliselt igal pool ütlen. Et ma olen palju jaganud seda, aga kuidagi haakub siia hästi teemasse, et siis kui ma avastasin, kui ma tegin oma esimese kaardi ja kui ma hakkasin natuke nagu sügavamalt seda uurima, ja taaskord tollal seda infot eriti palju ei olnud ja ma käisin oma esimeses konsultatsioonis ja sealt mulle hästi kõlama see, et generaatorid, need täitsa tavalised generaatorid tead, ilma manifesteeriva kvaliteedita, et on tulnud siia teha tööd. Ja tolles hetkes, see oli tänaseks juba 9 aastat tagasi, ma olin ikka väga rahulolematu, ma olin korralikult läbi põlenud, et see sakraalne, üks osa sakraalina elamisest on tegelikult see sama värk, et me oleme ikka retsilt pühendunud. Ja ma arvan, ma jõuan siis seda natuke lähemalt jagada veel mõned hetked hiljem, aga ma olin üle pea kaela pühendunud, ma olin väga rahulolematu, ma olin läbi põlenud, ma olin nagu ikka päris kehvas kohas omadega ja samas see oli täpselt see shifti periood mu elus on ju, et siuke nagu hästi selline ratsionaalne töö hakkas justkui otsa saama, ma olin parasjagu siuke sarivaimleja ka, minu meelest see kattus minu selle sarivaimlemise perioodiga. Ja mul tekkis nagu siuke hästi tohutu vastupanu selle osas, et vaata jälle, et kuidas on mingid terminid või kuidas neid nagu edastatakse, mõjutavad seda, et kas sa võtad seda vastu või mitte. Et täna ma võin öelda, et ma olen tegelikult täiega tänulik, et mul tekkis siuke mingi vastumeelsus koos huviga. Et ma ei ole nagu sellega nõus, aga ma tahan rohkem teada saada. Sakraalne trots. Ja, et selles mõttes te ütlete mulle, et ma pean tööd tegema, ma ei taha tööd teha, on ju. Kuigi. Et tegelikult tänu sellele ma hakkasin hästi palju seda uurima ja ma tahtsin aru saada. Ja ma arvan, et sellepärast me paljuski tänu minu enda isiklikule trots pluss huvile on ju ja sellele, et mu laps on manifestor, me täna tegelikult siin oleme. Et mul alguses tekkis vastumeelsus, ma mäletan hullult hästi seda, et ma alguses olin siuke, et mis mõttes, et äkki mul mingi vale kellaeg, ma ikka nagu mingi täiega tunnen ennast manifestorina, ma võiks olla eriline. Et selles mõttes, et ma olen kind of nagu kõige tavalisem ja siis lihtsalt nagu tulid siia tööd tegema mingid ja siis hiljem, kui ma avastasin vaata igast kanalid ja väravad, siis ma siuke, et oota, nagu mul ei olegi midagi sükest erilist või et lihtsalt täitsa tavaline olengi või. Ja siis 3-5 veel takka otsa, eks. Et läks jupp maad aega, et üldse aru saada, mida see oota, et sa saaksid vastata tähendab, on ju. Et mina elasin ikka väga sellise manifestorina või nagu meid ikka kasvatatakse, eks ju. Et make it happen ja kui sa ise nagu ei lähe ja ei make it happenima, siis nagu mitte midagi ei happeni ka. Et see oli minu jaoks vast kõige suurem väljakutse ja selles mõttes elu pakkus mulle hiljem neid selliseid nagu kriise läbi, milles hakkad nagu rohkem tagasi tulema selle juurde, et tegelikult ma arvan, et mingid aastad hiljem, see on 2019 äkki või, et ma seal kõige rohkem katsetasin seda, et sellised usalduse kohast, et okei, tavai elu, ma ei tea, mida enam edasi teha, on ju, aga näita mulle seda teed. Et ma olen ikka selle, mida ma täna räägin, eeskätt, mis puudutab sakraale, ma olen ikka väga enda peal läbi katsetanud. Jälle see 3-5 värk ka on ju, et kui ise läbi tee, siis väga sellest rääkida ei saa, aga alguses oli hästi palju vastupanu ja läks jupp maad aega, et aru saada, mis asi see tegelikult on, et aru saada sellest, et mis on need nagu benefitsid, how the magic happens ja mis on ka need sellised varjupooled. Ja kui palju tegelikult
et kui oluline on õppida hindama ja väärtustama oma eluenergiat ja kui oluline on nagu väga hoolikalt valida oma jahhe ja eisid. Et see tundub nagu vaata jälle nii lihtne ja nii pinnapealne, on ju, aga tegelikult minu kõige suurem vastutus on valida, millele ma jah ütlen. aga kuidas sa nagu kui sinu see strateegia on siis oodata ja vastata, siis kuidas sa seda oma kehas nagu kuulama ja tunnetama õppisid, et mingeid eredamaid näiteid? No ma ütlen, et mind on ikka 3-5 ka, on ju, pluss iseärasused veel minu enda sünnikaardis, on ju, ja isiksuslikud iseärasused, aga mul oli vahepeal ikka sihuke 2019 oli sihuke paralt keeruline eluperiood, on ju, ja ma nägin, et mida rohkem ma nagu mingeid asju algatasin, seda rohkem ma mässisin ennast kuhugi sisse. Et seesama värk on ju, et lähed ja algatad ja seal ei ole seda toetavat energiat ja tegelikult me kõik sakraalina saame aru, kui seda toetavat energiat ei ole, lihtsalt monkey mind on tavaliselt nagu go do it, eks ju. Et vaata see üks väljend, mis on nagu hakanud ka kuidagi levima, on see, et armastusel on aega ja hirmul on alati kiire, on ju. Mul oli hirm ja siis ma sealt ikka tegin igasugused otsuseid, mis viisid omakorda selle hirmu realiseerimiseni, on ju. Et täna ma võin öelda, et seal on hästi suur erinevus on minu seisundis, et vaata, oota, et sa saaksid vastata, kõlab nagu hästi niimoodi, et sa annad justkui nagu kogu kontrolli oma elu eest ära, on ju, ja et tead siuke nagu saab, mis saab ja ma nagu minust ei sõltu mitte midagi. Et tegelikult päris nii ei ole, et selles mõttes, et sakraal on magnet. Ja ma arvan, et ka kõik, kes meid siin kuulavad, vaatavad, eeskätt sakraalsed tüübid, identiteedikeskuse teema natuke teistsugune on ju, aga seisund loob selles mõttes, et võta nüüd üks sakraalne tüüp või vaata ja kuule, on ju, kui sa oled sakraal. Kui sa oled ikka väga frustreerunud, on siuke nagu korralik värin on sees, siis nagu asjad hakkavad juhtuma, ma ei tea, mingi veeklaasid kukuvad ümber ja nõud purunevad ja lihtsalt nagu, sa tõmbad ligi seda sama, mis sa oled, on ju. Et hoopis teine asi on selline avatud, lõõgastunud seisund. Ja sellest tuleb hoopis teistsugune magic lauale. Et mida rohkem mina olen lõõgastunud ja avatud seisundis ja see avatus on siin hästi süke võtmesõna, et ma tegelikult olen märganud, et ma olen võimeline nii-öelda nagu minema ka inimeste keskel olema täiesti suletud ja keegi ei lähene ka mulle, on ju. Et see süke enda seisundiga mängimine, kui lõõgastunud ja kui avatud sa oled ja kui palju sul tegelikult seda nagu sükest sisemist vitaalsust on, et sellest tegelikult sõltub väga palju see, et millistele võimalustele üldse vastata saab. Et ma olen seda vastamise värki hästi palju kirjeldanud sellise nagu Rootsi lauana, et teatud mõttes elu katab nagu igale sakraalile iga päev, projektorite puhul kind of ka, aga natuke teistmoodi on ju, aga et elu katab iga päev mulle Rootsi laua ja minu vastutus on siis nagu valida sealt ainult see, mida ma tahan. Ja mõni päev nagu kokk ja kelner panevad täiesti villast ja laual ei ole tegelikult mitte midagi, mida ma päriselt tahan. Et seesama plõksu värk on ju, et ja siis, kui mul mitte millegiga ei plõksa, ükskord hästi naljakas on see, et ma räägin sul toidust, sest tegelikult ma niimoodi hakkasin seda sakraalset plõksu harjutama arbuusidega. Aga ma lõpetan selle jutu ära, siis ma tulen arbuuside juurde tagasi. Et seesama värk, et elu katab mulle laua ja mida rohkem mina ütlen ei asjadele, mis päriselt mind ei sütita, ei liiguta, siis seda rohkem elu need mingi hetk ei hakka mulle enam pakkuma ka. Tekib ruumi teiste asjade jaoks. Just. Et ma olen natuke seda nagu naljaga pooleks öelnud, et eluga ikkagi kohaneb meiega ja meie asi on kohaneda eluga, sakraalne elu on ju, vahetu suhe elu endaga. Et kui ma ikkagi nagu pikka aega ütlen ei mingitele asjadele, mis mind absoluutselt ei kõneta, siis need kaovad lõpuks ära minu laualt, minu teadvusest on ju. Et lihtsalt sükse mõistuse tasandil on nagu keeruline, on ju, et lasta lahti mingid võimalused ja kas ikka tuleb ja see usaldada, on ju, et kui ma loon ruumi ja julgen öelda ei millelegi, et siis tuleb see miski, millele öelda täiega jah. Ja ka seesama värk, et tegelikult mul ei ole vaja väga palju poolikuid jahhe või võib-ollasid, vaid et piisab sellest ühest täiega jahist. Et mida rohkem ma hakkasin eristama seda, et oota, aga on olemas ka sellised nagu täiega jahid ja kuhu need välja viivad, siis
kuidas sa füüsiliselt, kasutad sõna palju klõpsab, on ju, et kuidas sa füüsiliselt tunned seda enda kehas? No mina olen siis täitsa sakraalne, on ju, emotsioonid on defineerimata ja ma ikka hetkest täiega saan aru sellest. Kui sa küsid mu käest, need kas-küsimused on ju, ja ma olen täiega treeninud kõiki küsima mult kas-küsimusi, sellepärast ja tihti on see, et ma ütlengi, et kuule, et sõnasta ümber või küsi palun mu käest, on ju, et ma saan endast ainult läbi kas-küsimust aru, ma muidu enda sees võin täiega mingit dialoogi pidada ja siis hullult ära õigustada, et ma olen mentaalselt väga võimekas, kiidan ennast siinkohal, see ei ole üldse alati anne ega kingitus, aga ma suudan endale ikka täiega igast asju maha müüa. Ja tegelikult kui nüüd, kui minu käest nüüd küsida, ma ei tea, kas sa tahad tulla või kas sa tahad seda tellida või ma ei tea, kas sa tahad õhtul süüa seda, ma saan aru. Ja ma saan ise aru hästi selle järgi, et on mingid asjad, mis täiega sütitavad mind. Niisugune nagu niisugune särin, on ju. Ja see on niisugune tõstav tunne, mul on energiat, see lihtsalt annab mulle energiat, juba see niisugune jah ütlemine annab mulle energiat, on ju. Ja ma tunnen, et nagu, ma tahan teha jaa. Siis on olemas need asjad, mis on, ma hingan sügavalt sisse, vaata see niisugune teoreetiline, mina ise teen seda pigem vähe, on ju, et mina saan rohkem selle tundepõhiselt aru. Et ja teine asi on see, et on niisugune raske. On asjad, mis panevad mind ohkama ja mõjuvad mulle raskelt. Ja siis on nagu valikud ja võimalused, mis jätavad lihtsalt mind täiesti külmaks. Tead see niisugune flat line. Ja tavaliselt see on see, kus mul nagu mingisugune selline hästi loogiline osa hakkab ümber rääkima, et kuule, aga tegelikult. See ei võta ju kaua aega ja see ei ole üldse raske ja sa võiksid selle ikkagi ju ära teha. Ja siis on nagu kõige paremad argumendid on need, kuule, aga äkki see on su mingi tulevikuvõtmes kasulik on ju või praktiline. Ja. Need on need hetked, kus ma pidin sulle meelde tuletama, et asjad, mis sa arvad, et võtavad mingit aega, võtavad 3 korda rohkem aega, mis ma kõrvalt näen, on enamus sakraalidele vaja meelde tuletada. Ja kusjuures siin on see teine värk ka, et alustuseks, et jah, ma nagu, minu enda isiklik iseärasus on see, et alati alahindan asjade ajakulukust, aga teine asi on see, et ma tegelikult täiega naudin. Vaata, see nüüd on see teine teema, et kui ma ikkagi teen midagi, mida ma päriselt teha tahan, siis minu jaoks ei ole mitte eesmärk, et ruttu ära teha, vaid mulle nagu meeldib seda teha, mida ma teen. Ma nagu täiega naudin seda, seepärast ka vaata mingi minu zoomid venivad nagu unexpected tunde pikemaks. Et alustuseks on see, et mul läheb aega, et ennast nagu käima saada. Algused on minu jaoks hästi aeglased, mul ei ole seda MG kvaliteeti, eks. Ja ma olen ennast selle eest hästi hukka mõistnud läbi elu. Et teised on mingi stardist nii kiired, on ju. Mul on hommikuti vaja aega, et kuidagi nii-öelda nagu hoogs sisse saada, on ju. Ja sama lugu on see, et igasuguste tegevustega, et mul on nagu algused on aeglased, mul on nagu keeruline ümber lülituda ja eriti hull on see, et kui ma satun sinna sellesse flow'sse ja ma täiega nagu mulle meeldib teha ja siis ma pean ära ümber lülitama, mingi kellaaeg tuleb vahele või nüüd on lõpp, eks ju. Et teine pool on see, et nautida kiiresti ei saa. Ja mulle meeldib teha seda, mida ma teen selle hea tundega, mulle tundub, et see niisugune kvalitatiivselt on hoopis midagi muud. Ja seal ei ole minu jaoks enam aja mõõdet. Ja sellepärast mingid asjad võtavadki kauem aega. Et ma olen õppinud eristama seda, et minu jaoks on hästi suur kvalitatiivne erinevus, et kui ma teen midagi, mis mind täiega sütitab, see võib võtta hullult kaua aega ja see võib olla nagu selles mõttes ka nagu näiteks mingi nii-öelda ebakasulik tegevus, aga see hullult laeb mind. Ja samas ma võin teha midagi, mis ei võta mult kaua aega ja on niisugune praktiline või must be done ja siis ma olen nagu lihtsalt tühjaks jooksnud ja eluisu on läinud, on ju. Et jah, see suhe ajaga on vooseisundis aega ja ruumi eksisteeri. Selle praktilise ratsionaalse koha pealt oleks vist hea ka rääkida sellest, et tegelikult mitte ühelgi energiatüübil hoolimata sellest, kas ta on sakraal või projektor, siis ei ole mõistus peaks olema tööriist ja mõistus peaks olema miski, mida me õpime teadlikult ja targalt kasutama. Et see mind tegelikult on hästi kõnetanud, et tegelikult meie mõistuse tasandil ja mõistus on suurepärane tööriist, enamustel meist on see tööriist lihtsalt nii üle arenenud, et see juhib meie elu, on ju. Et mõistus tegelikult mängib kõige sellega, mida sinna on sisestatud, tegelikult tegemist on justkui nagu arvutiprogrammiga, on ju. Et kõik ju see, mida me täna teame, me ei teaks ka, et uks on uks, kui keegi peaks meil kunagi näidanud pilti ja öelnud, et see on uks, eks ju. Me ei teaks, et kass on kass, kui keegi poleks seda sõna ja pilti kokku pannud. Me ei teaks, mis on õige vale ja mis reeglite järgi me siin maailmas elame, kui keegi poleks meile seda rääkinud. Meil ei oleks ka lugusid iseenda kohta, kui me poleks neid kuskilt enda kohta kuulnud.
et mõistus selles mõttes on ebaadekvaatne meid meie unikaalsel teekonnal juhtimaks. Et noh, meil on väga nagu tegelikult, kui hakata nagu hästi kõrvalt jälgima seda, mis lugusid me iseendale räägime, on ju, siis seal on nagu väga raam ja kast, on ju, on õige, on vale ja nii saab ja nii ei saa ja nii ei ole võimalik. Ja siis on meil alati see siuke, noh, minu puhul võib öelda, et nagu siuke kõhutunne on ju, või noh, tegelikult minu puhul on see ikkagi mingi kombomiks ka mingist intuitsioonist ja muudest asjadest on ju, aga see sisemine tarkus, see siuke sisemine kompass, mis juhib meid läbi elu hästi sellisel unikaalsel moel ja tegelikult me kõik ikkagi oleme siin selleks, et elada unikaalseid elusid, mitte copy-paste ida mingisuguseid teiste toimivaid tehnikaid oma ellu või suruda oma elu kuidagi mingitesse raamidesse, et need teised teevad ja äkki minu jaoks toimib ka. Et sellepärast minu jaoks tegelikult HD, noh ta jäigi minuga on ju, et selles mõttes enne seda ja peale seda on olnud ka igast muid tehnikaid ja tööriistasid on ju, aga HD on seetõttu mind tegelikult nii väga lummanud ja ma olen kuidagi pidanud hästi oluliseks seda jagada ka, et annab võimaluse tulla tagasi iseenda juurde, noh, see strateegia autoriteet, et strateegia tegelikult ei ole midagi muud kui see siuke mulle omane loomulik toimimisviis, mis tegelikult on vastata, oota, et elu toob su ristmikule, on ju, et minu jaoks oli vast kõige suurem siuke, kõige vabastavam taipamine, kui ma sain päriselt aru, et ma ei pea enne otsustama, kui ma jõuan ristmikule, ma ei pea teadma, mida ma valin enne, kui ma olen päriselt valiku ees. Sest et noh, mõistuse tasandil me kõik muudkui planeerime ja mõtleme ette ja see on nagu metsik energia kulu, on ju. Et ma tegelikult elan üks hetk korraga ja kui ma jõuan ristmikule, küll ma siis juba tean, mida ristmikul teha. Ja nüüd, noh, vaata see teine pool on see autoriteedi pool, on ju, et noh, minu puhul see sakraalne, eks ju, et ütle jah ainult sellele, mis päriselt sütitab sind. Sellepärast, et kui ma ütlen jah millelegi, mis päriselt sütitab mind ja minu puhul ma olen 3-5, nagu literally, seal ei ole mitte mingit garantiid, et things turn out. Aga ma vähemalt õpin midagi, see viib mind edasi. Ma lihtsalt kõrvalt näen hästi palju, et sakraalid väga palju kannatavad valu läbi selle, et nad teevad plaane ja siis need plaanid ei realiseeru ja siis nad süüdistavad ennast ja piitsutavad ennast selle asemel, et siis kulgeda, usaldada elu ja ma ei tea, jästavalt oma sisetundele nagu toimida. Ma oleksin totaalne valevorst, kui ma ütleksin sulle, et ma siin inimeste maailmas inimestega töötades plaane ei tee. Noh, sellepärast, et paratamatult, on ju, et kui ma elaksin mingis ideaalses vaakum maailmas, on ju, siis noh, jah, ma lihtsalt ärkan hommikul üles ja teen, mida iganes tänane päev ette toob ja ma olen täiega tänulik, et mul sellised päevi ka on, aga ikkagi, et noh, kui sa kuidagi nagu opereerid veel praegu, tänapäeva maailmas, siis noh, midagi tuleb ikkagi nagu kuidagi nagu ette sättida. Mingi siht on oluline, et selles osas ja noh, mis on veel hästi oluline, kuhu ma tegelikult tahtsin ka teiega jõuda, kas me läksime mingi väiksele ringile nagu ikka, on ju, et kui see sakraalne plõks ära käib, siis tegelikult on hästi oluline sinna teguga taha panna. Et see on ka miski, mida ma nagu õppisin, sest ma mingi aeg muidu enne avastasin, et ma muidu ütlen jaa, aga ei tee ka midagi, on ju. Noh, et kui plõksamas tegelikult tuleb nagu ka tegutseda ja see on see, mis nagu hästi paljudel sakraalidel läheb ka nagu meelest ära, on ju, tooma muudkui vastan elule, on ju, ja et noh, manifestorid lähevad ja teevad ja algatavad, et tegelikult on meil ka see väga korralik vastutuse koht, kõigepealt on nagu see, et mis seisundis sa oled, mida sa tegelikult üldse ligi tõmbad ja kui sa oled ikka väga tühjaks jooksnud ja väga siuke rahulolematu ja frustreerunud, noh, imed on olemas, on ju, need on minu elus ka olnud, aga elule meeldib siiski, kui sa nagu kuidagi omalt poolt ka midagi teed. Et see avatud seisund ja siis on ikkagi see, et kui sa nagu, kui elu toob su vaate välja midagi ja see vastamise osas, mis on ka hästi oluline ära mainida, on see, et me ei oota kutseid, noh, sakraalne elu on see, et mul plõksab mingi siltide ja laulusõnade ja noh, ma ei tea, mingi lillekeste ja päikese the things, on ju, et selles mõttes, et vastata saab nagu ükskõik millele, mul on mingid kõige geniaalsemad ideed, on tulnud mingi suvaline reklaamplakat kusagil, on ju, ja ma olen jaganud seda lugu, et kuidas ma nagu ära kolisin, eks, noh, lihtsalt näed mingid aduko autosid, on ju, ja siis muidugi plõksab sellega, see on see suur silt, et tahad kolida, minu asja aru, mis asi see on, aga et excites me, vaata. Noh, ja siis 2 kuud hiljem on ju, et done. Et vastata saab tegelikult kõigele, selleks tuleb olla kohal. Ja vaata nüüd, nii kui me oleme oma plaanides, me tegelikult eraldume elust ja me märkame üldse seda, mida elu näitab. Et see selline kohalolu harjutamine, et ma olen päriselt kohal oma enda elus ja päriselt kohal selles, mida ma teen. Ja noh, ainult niimoodi ma tegelikult ju näen ja märkan neid võimalusi, mis on täna hetkel minu jaoks kättesaadavad. Võt see on vast võib-olla veel nagu üks keerulisemaid asju, mida teoreetiliselt on hea lihtne rääkida, aga put it in practice.
et plaan on meelelahutuslik, jah, tihtipeale on vaja mingisugust plaani selleks, et teele minna, aga tegelikult me ristmikul peaksime, või noh, mind on ennast päriselt ka kõnetanud ja see on nagu päriselt ka toiminud, on see, et kui ma jõuan ristmikule ja kui ma valin nüüd oma selle plõksu pealt ära selle suuna, vot siis mul on vaja oma mõistust selleks ja põrna ka, sest 3-5 my life, et seda teekonda looma hakata. Ehk siis, et see ongi see, et tegelikult mõistust ei tasuks välistada ega kõrvale tõsta, lihtsalt tuleb targalt õppida seda tööriista kasutama. Juba lihtsalt mitte plaane nii tõsiselt võtta, et olla okei sellega, et vahest võib-olla ei lähe nii nagu plaani. Enamus ajast ei lähe muide. Et tasu ennast nagu piitsutada selle eest võib-olla, et seda ma näen kõrvalt, et see nagu ei muuda midagi paremaks, et just see elu usaldamine, et see nagu, et iseenda väärtustamine, et ma olen väärt häid asju, et ma võin elu usaldada. Need on nüüd need järgmised asjad, et selles mõttes ma võib-olla alustaks sellest, et üks väga keeruline asi sakraalina on ikkagi seesama need jahid, need hooletult öeldud jahid ja see, et sa saad aru, et sa ütled hooletu jahi, aga see on teatud mõttes nagu siduv kokkulepe, ja nii kui me nagu ikkagi lõhume neid kokkuleppeid või ei suuda täita mingisuguseid lubadusi, räägib sulle 3-5 täiesti avatud südamega, siis see on nagu retssüütunne. Et nendest hooletutest jahidest saab tegelikult vabaneda ainult nagu väga nagu läbi korraliku süümeka ja ma olen seda palju jaganud ka koolitustele, see on nagu väga isiklik tagama, et teinekord tuleb see süümekas ära taluda ja kas või valmistada teistele pettumus, kui et lihtsalt jooksutada ennast nagu täiesti viimse piirini tühjaks, täiesti auku, et ma olen vaata palju toonud seda rongijaama näidet, et MG-del on teistmoodi, aga kui mina nüüd täiesti tavalise generaatorina, lähen raudteejaama ja astun rongi peale, ma näen rongi, mul plõksab, ma olen rongis sees. Ja ma alles siis saan teada, nagu, mis see sõit on ja kui pikk see sõit on, siis võib tulla välja, et nad panevad mind rongi juhtima ja siis nagu ma ei tea, ma ei saa üldse maha minna, sest et inimesed tahavad ju sõita. Ja ja siis ongi mingi 10 aastat juhin rongi, ma tegelikult tahtsin lihtsalt jõuda, ma ei tea, mingi mere äärde rongiga 3 peatust, siis 10 aastat juhin rongist, ma ei saa sealt ära ka tulla, inimesed tahavad kogu aeg sõita, kelle nad siis sinna asemele panevad. Et see oli nagu story of my life. Ja see sümmekas, et see kõlab nagu teoorias jällegi need HD terminoloogia on üks asi, teine asi on seesama see päris elu, et see hooletult öeldud jahide eideks muutmine ei ole üldse keeruline ja üldjoontes eriti just generaatorid, mitte niivõrd MG-d, aga me ikkagi kipume, et kui me ikkagi midagi alustame, me ei saa enne kui on nagu ära lõpetatud, kogemus peab saama ära kogetud ja elus sa tegelikult ei tea kunagi, kui pikaks see sõit võib muutuda ja seetõttu ma ütlengi, et võib-olla kõige olulisem asi on tegelikult hakata nagu tunnetama, et mis on need päriselt need jahideid ja julgeda rohkem eisid öelda, et usaldada ja see on see, kus ma olen päriselt ütlengi, et HD on suurepärane tööriist, millest ei ole mitte mingisugust kasu, kui sa seda ainult teoorias tead ja oma ellu ei rakenda. Et hullult äge nagu seda edasi jagada ja teistele rääkida ja for fun facts vaadata erinevaid kaarte, aga selle eesmärk on ikkagi nagu aidata sul endal elada nagu kergemalt, elada oma enda elu. Et selles osas jahid on täiega teema, teine asi on see, et jah, generaatorid on kõige hooletumad oma eluenergiaga, meil on kõige raskem hinnata ja väärtustada oma eluenergiat ja see on nagu real thing, eriti siis, kui sul seda ei ole defineeritud, et hästi kummalisel kombel on tegelikult projektoritele, eriti manifestoritele on ikkagi sisse programmeeritud see värk, et ma tean, et eluenergiat ei pruugi peale tulla, ma võin ära väsida, mis tähendab seda, et kui ma teen, siis see peab olema kuidagi tasakaalustatud, ja meil generaatoritel on see, et küll ma jaksan ja ei võta kaua aega ja küll ma puhkan välja ja siis ma jaksan jälle, et on niisugune nagu kusagil taustal on see niisugune kummaline teadlikkus, et küll ma jaksan, vaata, et ma saan nii-öelda nagu võlgu võtta oma enda mingit eluenergiat, ja kõige lihtsamal tasandil me võtame võlgu mingi uneaja ja self-care'i pealt ja tihtipeale panustame seda üldse nendesse kohtadesse, kus tegelikult ei loo mitte midagi enamat, et see selline omaenda eluenergia väärtustamine, ma tean, et tööalaselt sakraalne maailma A ja O on see, et aga kuidas ma üldse saan siis nagu mingi raha küsida, kui see ei ole minu jaoks raske, ja kui sellega ei tule mingit füüsiliselt katsutavat asja kaasa, eks. Et sakraalina on keeruline jõuda kohta, kus hakata nagu hindama enda panust ja mitte läbi selle, et seda peab olema palju,
või et see peab olema raske, ikkagi on, kusagil on hästi sisse programmeeritud ju see, et kui sa nagu näiteks küsid palju raha tööalaselt, see peab olema raske sinu jaoks. Ei pea, meil ei maksa keegi kunagi palju sellest, mis meie jaoks on raske, raskuse eest ei maksta palju, eks ju, kõige raskema töö tegijad on tavaliselt kõige vähem tasustatud. Tegelikult päriselt maailm näitab seda ju. Ja sama lugu on see, et inimesed meelelahutus, kus on tegelikult teatud mõttes kõige kõrgemad tasud, on ju, et kerge. Et sama lugu on see, et tegelikult meile makstakse kõige rohkem sellest, mida me teeksime hea meelega ka tasuta ja seal lihtsalt tuleb leida see siuke õige väljund, on ju. Aga see siuke õppida hindama omaenda eluenergiat ja ma kõigepealt mitte niivõrd nagu töövõtmes, et mis sa nagu tasu osas küsid, on ju, vaid et ma ise hakkan väärtustama omaenda eluenergiat, ei hooletult ei loobi seda igale poole, lihtsalt kogu aeg rääkides endale lugusid ja õigustades seda, et küll ma puhkan välja või et jõuab küll või jaksab küll, on ju. Ja ma oleks ikka totaalne valevorst, kui ma ütleksin, et mul nagu vahepeal ei lähe täiega lappama. Selles mõttes mul läheb ikka täiega lappama, lihtsalt oluline on see, et ma oskan tagasi tulla, on ju. Kuidas sa siis hoiad fookust? See on hullult hea küsimus ja see on hea, et sa seda küsid, sa tegelikult tead, et it's a real thing for me. Et mul on tegelikult, ma usun, et ma võiksin saada tähelepanu häirediagnoosi, et mul on, see on olnud minu struggle through life ja kui ma täna teadlikult, kui mul ei oleks täna tehnikaid, et sellega toime tulla, siis ma arvan, et things wouldn't get done. Aga kas see ei ole mitte nagu, üks asi on 3-5 teema on ju, kas see on üleüldse kõikide sakraalide teema või? See on kõikide sakraalide teema ja ma ei taha praegu vaata väga nagu väravatesse ja sakraali kvaliteetidesse minna, aga ma täiega tahaks sellest rääkida, eks ju, et sakraalis erinevad väravad kannavad endast tegelikult erinevaid kvaliteete ja need on kõik tegelikult meie jaoks olulised ja mitte ainult need, mis on aktiveeritud ja ma tegelikult täiega tahan jõuda sinna kohta, kus ma saan ka kogu sellest tšingi poolest tervikuna rääkides, see tegelikult tervikuna on hästi oluline. Vundament. Ja, et 9. värav sakraalis on seotud fookuse hoidmisega. Minu alateadlik maa on 52, mis on vastasvärav. Minu alateadlik päike on 52, ma just mõtlesin, mis udu ma ajan. Et minu jaoks fookuse hoidmine on olnud täiega thing, ehk siis ma olen niimoodi, et kui mina täna ei looks endale seda ruumi ja see mantra, mida ma hästi palju sakraalses maailmas või ka sakraali koolitustel igal pool olen kogu aeg söögi all ja söögi peale jaganud, on see, et üks asi korraga. See on nagu actually lifesaver minu enda kogemusest, on ju, et ma olen väga mõjutatud välisest mürast. Ja see on nagu tegelikult see põhjus, et ma arvan, et sa oled märganud ja ma arvan, et päris paljud, üks mu suurimaid puuduseid on see, et ma vahepeal väga aeglaselt vastan mingitele kirjadele ja asjadele, et ma olen õppinud cut outima müra. Et kui ma nagu tegelen millegiga, siis mul tegelikult ongi telefon on mute'i peal ja ma üldse ei tegele, ma ei vii oma tähelepanu mujale, on ju. Et ja siis kui ma hakkan ala kirjadele vastama, on ju, siis ma nagu lõpetan muu tegevuse ära, et see üks asi korraga, et tegele ühe asjaga korraga ja niimoodi ja see ei ole mitte see, et mul kätega on nagu üks asi käes, siis ma mõtlen mingi toidu nimekirja peale või mida ma järgmisena teen, on ju. Vaid, et too ennast päriselt kohale sellesse tegevusse, seda ma olen endale hästi palju õpetanud ja just nimelt see, et ma praegu tegelen sellega ja ma enne ei võta mitte midagi muud ette, ma isegi ei mõtle selle peale enne, kui see üks asi on tehtud. Et vastasel juhul mul tegelikult seda müra tuleb väga palju sisse ja mul läheb hästi pilla-palla. Ja nii kui ma hakkan nagu tegelema mitme asjaga korraga, kas või see sama asi, et ma nagu, ma ei tea, mingi koristan ja samal ajal mõtlen töömõtteid, on ju, või ma ei tea, koostan mingit Zoomi materjali ja siis samal ajal tegelikult juba mõtlen selle peale, et ma ei tea, mis kell mul konsult hakkab või mida iganes, eks. Et ma toodan jama, mitte midagi ei saa tehtud ja mul tekib nagu siuke tohutu frustratsioon ja koos siukse ärevusega, on ju, et mu elus on olnud päris palju neid perioode, kus nagu laud on silmini täis asju ja ma nagu natuke nagu justkui hakkan kõike tegema, aga mitte midagi tegelikult tehtud ei saa. Ja see on nagu tohutu energialeke. Et selles mõttes seal see teadlik tähelepanu juhtimine on üks olulisemaid asju. Ja AD-st ma enda jaoks tuletasin selle viisi. Kõigepealt mul tekkis nagu arusaamine, et okei, et mis ja kuidas on ju. Ja tegelikult, kui ma ikka nagu väga siuke vaibi võtmes lappan on ju, siis ma toon selle lappava vaibi endaga ruumi ka kaasa. Et ma olen ikkagi õpetanud ise ennast, et üks asi korraga ja mul nagu reaalselt hästi pikalt oli magamistoas, oli siuke nagu suur siuke postit oli ukse peal, et üks asi korraga.
et sa siuke ärkad juba üles, on ju. Et ole oma tähelepanu ja mõtetega selles, mida sa praegu teed, kui sa selle tegevuse lõpetad ära, siis lülitad ennast ümber ja kuna mul seda MG kvaliteeti pole, siis ma olen täheldanud, et mul on ikka neid vahepause vaja. Et selles mõttes, et ma ei saa ikka nagu väga kiireid switche teha, et oletame, et kui mul näiteks, ma ei tea, mingi hommikul on Zoom, on ju, siis mul on vaja seda mingit niisugust tundi sinna vahele, ma ei tea, ma mingi söön või jalutan või ma ei tea, lähen kas või sõidan autoga mingi teise kohta, on ju, ja siis ma saan alustada järgmist tegevust. Et see selline teadlikkus, ma olen ikkagi ka 9 aastat, ma nagu jumala palju eksperimenteerinud ja ma pean ütlema, et ma ikka veel avastan. Et selles mõttes, et mina ei saa küll öelda, et it's done ja I'm there, on ju. Et vahepeal ma panen täiega pange, ma lihtsalt nüüd saan kiiremini aru, kui ma pange panen ja siis ma ikkagi püüan nagu kuidagi korrigeerida seda. Sama lugu on see, et ma ei lase enam seda frustratsiooni nii ma olen ikkagi öelnud, et see on ikka siuke nagu frustratsioon miljon on see seisund, kus on siuke, et ma olen nii kuradi närvis, et ma just põletaks kas või selle küla ka maha, kus ma ise olen, on ju, lihtsalt selleks, et sellest lahti saada. Et see on päris kole seisund ja ma olen selle pealt väga destruktiivseid asju minevikus teinud. Ma olen ikka nagu teiega, ma ei tea, suhteid lõhkunud ja oma loomingut lõhkunud ja lihtsalt asju lammutanud. Et lihtsalt sellepärast, et ma olen sundinud ise ennast küll tahaks näpuga näidata kuskile mujale, aga ma olen ise sundinud ennast tegelema asjadega, millega ma tegeleda ei taha. Ja võib-olla veel üks hästi oluline nipp ja nõks, mis on ka mind hästi palju läbi elu saatnud, on see, et austa seda, kuidas su energia tahab voolata. Et üks asi on see siuke mõistuse tasandi plaan, on ju, et ma hommikul teen selle ära ja siis see on tehtud ja siis ma teen seda, on ju, ja siis hiljem tuleb too. Et ma olen väga tihti minevikus, ma täna nüüd püüan seda teha teisiti, on ju, aga teinud seda, et fun part comes siis, kui töö on tehtud, on ju, või kõigepealt kohustused, eks ju, ja siis siis saad minna mängima. Et meid on nii õpetatud. Ja kõige lihtsam näide on see, et ma ei tea, mingid klassikaline hommik, mul on jälle väga palju meile, millel on vaja vastata ja ma tegelikult tahaks näiteks, ma ei tea, metsa minna ja siis ma olen siuke, et vasta meilid ära ja siis lähed metsa. Tegelikult ma ei taha meilidele vastata. Mul nagu juba siuke vastupanu, ja nagu juba nagu siuke suntsus on ju, ja sakraal ja suntsus ja trots, tead küll on ju, et tegelikult ka, see on meie sakraalidena, trots on a real thing, ütle ise endale peab ja kusjuures see on päriselt tegelikult ka siuke nagu ehe näide, et vaata, mis siis saab, kui sa endale ütled peab ja vaata, kus sul tekib sisemine vastupanu ja parim viis, kui sa tahad oma enda loomingut ja kirge ära tappa, hakka seda siduma peabitega, et pead, on ju. Ja siis tuleb veel siuke, et aga sa ju ise tahtsid seda ja siis ma nagu hullult sunnin ja lohistan ennast läbi nende meilide. Ja siis läheb hästi kaua aega, see on nagu kehvasti tehtud, on ju, ja siis ma olen jumala tühjaks jooksnud juba lõunaks ja ma nagu ei lähegi metsa, sest ma enam ei taha, on ju. Versus see, et ma lähen teen selle tunnise ringi ja ma tulen tagasi ja mul silm särab ja siis ma teen mööda minnes mingid muud asjad lihtsalt ära. Et kuna ma enda puhul on seda magicut täiega palju näinud ja ma tean, et need hästi paljud pikematel HDD-kondadel olijad, on ju, ja need sakraalsed zoomid, värgid, on ju, et ka teised on seda ikka väga palju jaganud, et it really works. Et austa seda, et kuhu su energia tegelikult voolata tahab. Et kui sa ikka praegu seda ei taha teha, see ei tähenda seda, et sa ei taha seda üldse teha. Ja jääb muidugi mulje, et kõik oluline jääb tegemata, aga proovi. Et ma täiega innustan proovima, sest et on väga suur kvalitatiivne erinevus, kas sa nagu sunnid ennast tegema asju nii-öelda nagu toore jõuga, trotsi ja vastupanuga lihtsalt suruda, on ju, või siis sa nagu in the flow mööda minnes teed need asjad ära. Et minu puhul on see siuke, hommikutes väljendub see kuidagi eriti hästi. Ja siis on muidugi need mingid muud asjad, et siis kui juurde survet taha ei tule, siis ma võin ka mul pikalt jokutada ja lohistada ja siis käib see plõks, hakka nüüd tegema või muidu sa ei jõua ja siis saab ka jälle kiiresti ja hästi ja siukse õige tundega ära tehtud. Ma olen kõrvalt näinud, et sa suudad nagu väga lühikese ajaga üliproduktiivne olla, kui on vaja nagu, kui see tuleb õige koha pealt ja just õige koha pealt, siis ma suudan ka nagu mingi öösiti 3 tundi magada, ärgata üles ja silmad säravad. Kui see tuleb vale koha pealt, siis ma jooksen väga kiiresti, väga tühjaks ja siis on mul tükk aega vaja aega recharge imiseks. Ja mida ma olen veel täheldanud ja mida ma olen ka hästi palju jaganud, et see liikumine.
meie jaoks tegelikult liikumine on ülioluline ja meil on alati, tuleb elus neid stagnatsioone ja need pause, on ju, ja püüa neid pause nagu päris elus eristada, need platood, eks ju, et terminoloogiliselt on see platoo, aga see on niisugune täpselt, et sa ei saa nagu aru, kas kõik nagu sureb ja hääbub, on ju, või see on lihtsalt mingi ettevalmistus nagu mingiks järgmiseks level up'iks elus, on ju. Et kui oluline tegelikult meie jaoks on keha ära väsitada, et kui mina lähen õhtul magama niimoodi, et ma olen päeval ennast ainult väga mentaalselt stimuleerinud ja mu keha ei ole väsinud, siis ma ei jää magama, ma ei puhka välja. Et mul on hästi pikki aastaid on ikkagi see siuke traditsioon, see õhtune koeraring, on ju, et ma olen palju nagu nalja teinud, et koer võiks muidu niisama ise ka nagu uues nädal ära käia, et me neid ringe teeme rohkem minu pärast. Ja samamoodi hommikune koeraring, et hommikul ma äratan ennast üles ja ma päriselt ärkangi üles, kui ma liigutan ennast peale ärkamist. Et kuidagi nagu minu olemus ärkab üles, mul kuidagi nagu elu hakkab pihta, on ju. Ja õhtuti oleneb siis päevast, ma ikkagi vajan niisugust pikemat ringi, et ma kuidagi nagu alustuseks kogu päev selja taha, on ju, ma väsitan ka keha ära. Et see on tegelikult, liikumine on hästi oluline ja kui sa oled nüüd sakraal, kelle elu praegu on kuidagi seisakus või sa tunned, et sa oled läbi põlanud või silme ei sära, siis ma täiega soovitan alustada liikumisest. Nii, okei, mõtleme, kas on veel mingid nippe, sul on, ütlesid, et fookus hoidmiseks üks asi korraga, liikumine, keha ära väsitamine, magama jäämist, mitte enda sundimine. Need muud asjad lähevad juba nagu keerulisemaks, on ju. Et me kipume väga palju, ma ei taha nüüd nagu tugevaid sõnu kasutada, on ju, aga me kipume väga palju kuritarvitama oma sakraali mitmel erineval moel, on ju. Üks asi on lihtsalt see nagu tööväliselt, on ju. Ja teine asi on nagu suhted ja seal läheb asi palju keerulisemaks, eks ju. Et mida ma olen nagu praegu näinud on ka see, et väga paljud suhted, mis kunagi said loodud, tead nagu sellistel hästi loogilistel põhjustel, et ma otsin vaata nagu sellist partnerit, on ju, ja siis nagu see inimene nagu nii-öelda nagu täidab need kriteeriumid, vaata, või noh, nagu tick the boxes, eks ju. Et need suhted ei kanna praegu. Et tegelikult on hästi oluline ikkagi see, mida ma olen täheldanud, et kui sa nagu õige koha pealt pühendud ja eriti generaatorina, on ju, ma olen ikka retsilt pühendu, ma ise vahepeal ei saa ka aru, kui ma olen nagu, kui ma ütlen jaa, siis tegelikult nagu I'm all in, on ju. Ma võin seal nagu rääkida endale igast mingid lugusid ja värke, eks ju, aga tegelikult, kui ma ikka ütlen jaa, siis nagu, ma olen juba rongis ja uksed on kinni. Et tegelikult see on hästi oluline ka inimsuhetes. Ja praegu vaata, paljud sellised suhted hakkavad kuidagi nagu lagunema, on ju. Ja mis puudutab sakraale, siis tegelikult üks asi, mida me suhetes rääkisime, see ühisosa, on ju. Ja teine asi on see, et kas seal tegelikult on seda vitaalset energiat, et nii kui me õige koha pealt pühendume, siis tegelikult meil on see miski, mis kannab ka väga rasketest kohtadest läbi. Et sakraalis on tegelikult nagu tohutu eluenergia ja võime tegelikult ületada igasuguseid elulisi raskuseid. Ja seetõttu tegelikult vaata, siit joonistubki välja see, et sakraalid ei ole üldse nagu lihtsalt mingi orjarahvas, vaata, et ma just mõtlesin selle peale, et vaata, sa ütlesid enam, et sulle ei meeldi see mõte, et sa pead tööd tegema, aga tegelikult mina näen nii kõrvalt seda, et sakraalid on just inimkonna aku, et need väiksed on ju, et kui teil on hästi ja teil silm särab, siis mul on ka kohe jumala hästi ja silm särab, on ju. Et see toidupuu näide on väga hea näide sellest, et kui inimesed teeksid rohkem seda, mis neilt nagu kõnetab, mis teeb neid õnnelikuks maailmaks palju ilusam kohta. Just. Ja tegelikult, mis on nagu hästi aus siin tunnistada, et kui ma tööalaselt, kui mul ei ole loomingulist väljundit, mis iganes see on ju, mis mind päriselt sütitab ja laeb, et tegelikult see loominguline eneseväljendus, minu jaoks väga palju muutus see, kui ma sain aru, et eesti keeles sõnal töö on väga raske energia. Ja vaata, need sõnadel on lisaks tähendusele tegelikult ka see energeetiline kvaliteet, et Eestis on töö raske. Et vaata meie vanasõnu ja uskumusi ja tõde ja õigus, on ju. Tegelikult ka ma pole päriselt näinud kedagi, kes nagu raske tööga oleks armastuseni jõudnud, on ju. Küll aga oma pühendudes oma loomingule, ja armastades seda, mida sa teed ja tehes seda, mida sa armastad, on küll palju armastust, eks ju. Ja silm särab ka. Et alustuseks on see, et see siuke arusaamine, minu enda vastutus on teha mind õnnelikuks. Ja et see siuke minu enda loomingulise eneseväljenduse tühimiku, seda ei saa mitte keegi ega mitte miski muu täita. Ja võt see on nagu hästi oluline taipamine, et kui ma sain tegelikult päriselt aru, kui oluline minu jaoks
töö on, aga mitte sellisel tavapärasel moel. Et ma olen nagu palju mõelnud selle peale, et isegi siis, kui ma oleks mingi unlimited resources ja ma peaks mitte kunagi mitte midagi enam raha pärast tegema, ma teeks ikkagi nagu sama asja. Et noh, I love what I do, vaata. Sinu jaoks just nädal aega mitte midagi teha on paras karistus, mitte puhkus nagu. Ja ma olen vahepeal võtnud endale 2 nädalat puhkus, nagu normaalsed inimesed puhkavad ja siis on siuke, et miks ma seda endaga teen, nagu täiesti kohutav piin, nagu karistus on, miks. Samas jällegi, kui ma kogu aeg sunnin ennast tegema midagi, siis see on ka too much, on ju. Ma lihtsalt olen aru, ma olen näinud kõrvalt, et te puhkate ennast kiiremini välja, et teil ole väga, neile nii pikka aega vaja. Minu näiteks on pikemat aega vaja välja puhata, kui ma olen läbi põlenud. Oleneb, vaata, kui mul siuke bottom line thing on see, et ma teen seda, mida ma teha armastan, on ju, siis mul nagu siukest otsest nagu radikaalset puhkust ei ole vaja. Mul on lihtsalt vaja mingi paar päeva, kus ma nagu tegelen, noh, ma ei tea, pühendan kehale, on ju, või lihtsalt tripin ringi või midagi, noh, tead, vaheldus, on ju. Et siis mul ei ole siukest nagu puhkust vaja. Nüüd, nii kui ma tegelen millegiga, mis jooksutab mind tühjaks, siis ma hakkan ju seda taastumise allikat otsima, noh, mis meil on öeldud, mis meid laeb, on ju, uni, lihtsalt niisama olemine, toit. No siis hakkad pöörduma ja vaata sinna, mis peaks sind justkui laadima, et need asjad enamalt meid üldse ei lae. Et me ei puhka välja lihtsalt niimoodi välja rõõtud päikese käest peesitades. Ja see on minu personal thing, on ju. Et mul vahepeal aku ikka päike täiega laeb akusid, on ju. Aga ma ei suuda seal ka olla niimoodi, et nagu terve päev beach day on minu jaoks nagu, et oodake, teeks midagi nüüd, on ju. Et jaa, mida rohkem sul on tegelikult siuke bottom line on see, et minu elus asjad ei jooksuta mind energiast tühjaks ja hästi hea on endaga aus olla, ma täiega innustan endaga aus olema, et kas enamus suhteid ja tegevusi sinu keskmises argipäevas laevad ja väestavad sind või jooksutavad sind tühjaks ja see on nagu siuke hullult oluline koht. Ja mitte kohe kukkuda lammutama ja lõhkuma, vaid lihtsalt aru saada, et okei, et aga kuidas ma siia jõudnud olen. Ja mida oleks vaja esimesel võimalusel nii-öelda laualt maha tõsta. Ja mida ma saan delegeerida, et üks siuke klassikaline sakraali häda on veel see, et me oleme multitalendid tänapäeva maailmas. Neid asju, mida me suudame teha, jättes kõrvale veel kõik kätejalgadega tehtavad asjad, on ju, mida saavad kõik inimesed teha. Ja no mis mõttes ma siis nagu lasen kellelgi teisel ära teha midagi, mida ma nagu saaksin ka ju teha, on ju. Noh, et näiteks, et ma ei tea, mul on käed-jalad küljes, et kuidas ma endal koristaja kutsun. Nagu, mis mul viga on, noh, mul käed-jalad küljes, ma võin ju teha. Noh, küll ma jaksan, on ju. Et eesmärk ei ole teha kõike ja see on nüüd miski, mida ma tegelikult täiega nagu õpin praegu, on ju. See on nagu actual again uut moodi ja see on nagu nii äge, et ma ütlengi, et mina ei tea, ma ei saa üldse öelda, et ma mingi HD sul spetsialist või värki, sest et ma nagu õpin seda ja ma näen üha sügavamaid kihte, kuidas ma saan seda oma ellu veel rakendada, kuidas ma saan läbi selle kuidagi nagu kasvada, on ju. Et ma jälle näen seda, et nüüd on jälle mingi uus hulk asju, mida oleks nagu vaja kuskile nagu vabaks lasta või delegeerida, on ju. Et ühtepidi ma olen ise täiega amazed, kuidas ma vahepeal õpin mingid new skills'e, aga mitte kõik uued skillsid, mida ma õpin, ei ole need, mida ma tegelikult teha armastan. Et ka selles, mida ma täna teen, on päris palju selliseid tükikesi, mida ma üha rohkem ju nagu tahangi ja delegeeringi ära, on ju. Sest et need on minu jaoks energialekked, on ju. Et hästi oluline on nagu aru saada, et sa oled supervõimekas, sa oled täiega multitalent, alati on kõrval, väga paljud inimesed arvavad, et ma võiks tegeleda ka igasuguste muude asjadega, ma oleks endas väga hea, probably oleksin, aga kui see ei sütita mind ja mul silma särama ei löö, on ju, siis see hind on liiga kõrge. Et see selline valikute tegemine, et see algab ikkagi hästi palju sellest, et hakata tulla tagasi peast kehasse. Et need kehalised praktikad, see sama siuke liikumine, et ma ütlen, ma olen vahepeal nii näljakas oma nende jaburate harjutuste ja värkidega, aga tagasi peast kehasse, et igasugused kehalised praktikad on hästi-hästi olulised, keha liigutamine on hästi oluline. Et mis iganes see sinu thing on, aga peast kehasse, et see parem ühendus oma enda kehaga, et see kohale tulemine, et mida rohkem me ikkagi nagu elame peas, seda rohkem me oleme disconnected sellest, mis meie ümber toimub, on ju. Ja me ei saa tegelikult aru, siis ei saa üldse aru see, et plõksab või plõksa on ju, vaid on siuke nagu kogu aeg see inertsist spiraal ja võt sellest inertsist spiraalist välja tulemine alguses on nagu keeruline, on ju. Et need esimesed sammud on nagu alati kõige-kõige keerulisemad, et kas see on seda väärt olnud? Nagu täiega, nagu mul läks lägus ära, on ju. Et mu elu on hästi palju muutunud, see on mul nagu 3-5 koos mingite muude radikaalsemate asjadega, et it's an adventure, eks ju. Et aga täiega.
selles mõttes, et ma olen palju mõelnud selle peale, ma olen ikkagi selle 9 aastaga nagu tegelikult kõik on muutunud, on ju. Ja on igast ups and downs'e ja mingeid ekstreemsuseid ja värke, aga ma õpin läbi nende. Ja ma saan väga selgelt aru, et kui ma julgen öelda jah sellele, mille ma päriselt tahan öelda jah, isegi siis, kui mul on siuke monkey mind, mis asi see on ja mida sa teed ja siis mul on mingi siuke ärevusmiljon on ju ja siuke, et mul ei ole õrna aimugi, mis nüüd saab ja kuidas läheb ja kuidas ma selle ära teen. Et aga nagu ma õpin ja ma kuidagi kasvan läbi selle. Ja seda rõõmu ja rahulolu ja ma isegi enne ei teadnud, et kuidagi on võimalik niimoodi, et see nagu et päriselt nagu sa tahadki teha tööd, sa nagu ootadki mingeid asju ja et see nagu et you can be so fulfilled. Ja siis eriti äge on see, et kui sa nagu näed, et kuidagi see, mida sulle meeldib teha, panustab veel ka mingite teiste inimeste teekonda, on ju, või et kuidagi, et see minu see aedniku teema, on ju, mul on väravad ka selle jaoks, mida. Aga et ma tegelikult on täiega see siuke seemnest taimi kasvatav aednik, ma võiks rääkida pikalt ja laialt sellest, kuidas ma seemnest tammepuud kasvatan oma aias, nagu reaalselt ma olen see tüüp, kelle seeme maandus viljakasse pinnasesse ja siis ma mingi toestan seda ja panen kive ümber ja mingi kastan ja vähetan tammepuud, this is me, eks ju. Et täiega äge on see, et see miski, mida mulle on nagu meeldinud teha, ja vaata see üks asi viib teiseni, on ju, et tegelikult nagu minu jaoks on see siuke väga kummaline jada olnud, kuidas ma üldse HD-ni jõudsin ja kus ma üldse nagu täna olen siia jõudnud, et see ei olnud mingi plaan. No mina saan öelda, et mul on au tunda sind ka enne HD-d, on ju, ja ma kindlasti saan öelda, et see on väga inspireeriv teekond, mis sa oled läbi käinud ja kindlasti, et see julgus, kuidas sa oled läinud oma teed, et see on mind kindlasti ka väga palju inspireerinud, et on võimalik nagu, et on võimalik iseennast armastada, on võimalik elu usaldada ja on võimalik sealt Kaljusaarelt alla hüpata ja elu püüab kinni ja on täiega äge nagu, väga hirmus on, aga see samm on mega väärt seda nagu. On. Ja see tavaliselt on nagu, on nagu üks samm, vaata nagu suurem samm, tegelikult nagu, ma päriselt, ma saan aru, et ma vahepeal, vist olen viimasel aega kuidagi jätnud mingitele inimestele mulje, vaata, et see siuke chill ja tasakaalukas on ju, aga siuke bottom line ja mul on hästi keeruline endal vaata olnud kuidagi ennast samastada julgete inimestega, on ju, sest et minu siuke theme through life on olnud see, et täiega kardan, aga teen ikka, on ju. No, see vist ongi päris, et mul ikkagi nagu on see siuke leap of faith, on ju, ja ma olen aru saanud, et kui ma õige tunde pealt nagu teen selle leap of faith'i, ma võin küll ennast nagu mingi kuskilt ära lüüa või mõne luu luu ära murda, on ju, aga it will be worth it. Et ja see nüüd on see siuke 3-5 teema, on ju, aga praegu me vist ei jõuagi rohkem sinna minna, et kõigepealt energiatüübid, siis tulevad profiilid, on ju. Et selles mõttes kindlasti, kui kuula aednike teemadel see, et kuidas sa siis kas-küsimusega neid arbuuse valid, sa enne me lubasid rääkida. Ja tegelikult ka päriselt, mina hakkasin ju HD-d praktiseerima, selles mõttes, et nagu real thing, väga paljud asjad, mida ma näitana, kõik näitajad, mida ma kasutan, on nagu real life, on ju. Ja ma olen selles mõttes nagu rongide asemel astunud niimoodi muudesse liiklusvahenditesse. Siis, kui ma HD-ga kokku puutusin esimest korda, see oli ka kevad, ma arvan, et nüüd ongi mingi 9 aastat on nagu täis, on ju, full circle. Et ma ei ole kunagi osanud arbuuse valida koputamise järgi, ma pole reaalselt nagu kunagi aru saanud, et vaata hell sellega on või kuidas ta peab nagu kõlama, on ju. Ja siis tollal mul oli põhimõtteliselt nagu Kodutänava lõpus oli mingisugused, ma ei tea, äkki kruusalased või... Ägedepojad. Jah, kes müüsid arbuuse ja sa võisid nagu täiega jackpoti seal saada või siis nagu mitte, nemad ei olnud nõus lõikama sulle või sa teadsid, et sa proovid üks seal ei ole nagu see, mis on nagu real thing, mida sa ostad ja siis kõik käisid ja koputasid ja ma olin siuke, et nagu meh, on ju, ja siis vahepeal mul mingi naabrimees koputas minu eest ja siis ma nagu tulin koju, lõikasin lahti mingi, kui mul toores, on ju. Ja siis ma olin siuke, et okei, davai. Ja ma läksingi selle kas-küsimusega, et kas see arbuus ja too arbuus, ma sain aru, et see on kohutavalt nagu ajakulukas. Et tegelikult sakraalne siuke life hack on see, et sama lugu, ma jätkasin muide harjutamist menüüdega restoranides, on ju, et esimene asi, mis tähelepanu ära haagib. Kui ma lähen vaata selle suure küsimusega, on ju, et ma tahan parimat võimalikku arbuusi, siis tegelikult esimene, mis mu tähelepanu ära haagib, is the one.
ja ma hakkasin seda jälle hästi teadlikult vaata katsetama, on ju, noh, et ma võtsin selle esimese ja see oligi hea valik, aga tavaliselt seal oli nagu see kuldne hetk, et noh, mul plõksab selle arbuusiga, on ju, ja siis on see siuke, et kuule, aga on sul ikka nii suurt vaja või? Äkki sa võtad ikka selle väiksema, vaata, see tundub nagu natuke siuke tumedamat värvi, noh, tead, vaata see. Ja päriselt ka, see ratsionaalne, see siuke praktiline monkey mind, et noh, sakraalse tüübina sa tead täpselt, millest ma räägin ja see ei ole nagu ainult arbuusid, see on nagu kõik eluvaldkonnad ja see täna ka selles mõttes I still have it ja ma lihtsalt nagu kuulen selle ära ja tulen, most of the time tulen kenasti tagasi selle esmase tunde järgi ja siis nagu I have 3-5 moments ja other moments, on ju. Aga jaa, et ma läksin parimat võimalikku ja siis ma hakkasin täpsustama seda, et ma tahan mingi magusat ja mahlast, on ju. Et ma nägin, mis juhtub siis, kui ma võtan selle, millega mul plõksab, on ju, this is the one ja lasen mõistusel lärmata, on ju. Või siis ma nagu lasen ennast ümber veenda ja võtan selle väiksema või et selle tumedama, on ju, see on siuke nagu meh. Nagu käib kah, on ju, on küll arbuus nagu need teised. Ja restoranis, et ma tegelikult avastasin, et või selles mõttes mulle täiega meeldib uusi asju proovida, aga ma märkasin, et ma kipun seda tihti nagu ka täna veel märkama, on ju, et kuule jõu, et ära võtta seda, mida sa alati võtad, on ju, et mida sa praegu päriselt tahad. Et mul oli tollal ka nagu siuke tendents, et vaata, käid ikka nagu mingi enam-vähem samades mängkohtades, on ju, ja siis sa nagu tellid kuidagi samu asju, ma ei tea, mingi Caesari-salat on ikka alati hea. Et ma hakkasin vaatama menüüd niimoodi, et piltidega oli nagu lihtsam isegi siis, kui need on illustratiivsed. Aga, et mul ei midagi silma ja eriti hea oli siuke, et ma hakkasin endalt küsima ka seda, et kas ma tahan seda, kas ma tahan toda. Ja siis ma muidugi hakkasin õpetama, näiteks käisin tollal vist oma lapsega päris palju söömas, just oli veel väiksem manifestor, temaga sai veel nagu asju rohkem koos teha. Ma hakkasin teda ka tegelikult õpetama päris palju, et küsi mu käest ja ta on nagu täna, ta on teismeline ja ta on manifestorina vahepeal, ta on ikka nii annoid sellest, et ma olen siuke, et Matu, küsi mu käest, palun. Sest ta on siuke, et nagu emme, kas sa tahad sinna minna? Ja siis ma olen siuke, et ei taha, aitäh, et küsisid ja ta on nagu ikka meh, on ju. Et selles mõttes minu last on HD väga palju mõjutanud, ta tegelikult ei tea human designist nagu terminoloogia mõttes mitte midagi. Aga ma olen ikka päris palju neid nõkse, ma sul lasen ju kogu aeg enda käest küsida kas-küsimusi, on ju. Et sama lugu mul lähedasemad sõbrannad juba teavad, on ju, et mul ei ole vaja nagu lihtsalt küsi õigeid kas-küsimusi ja ma ise vastan, ise lahendan, ise tean, on ju. Et mul täiega meeldib, kui mult küsitakse kas-küsimusi ja ma olen ise siis teisi õpetanud, ma saan enda puhul ka aru, aga see iseendaga ei ole ikkagi see. Eks sa julgustad inimesi mänguliselt proovima, sest meil on nagu, see on nagu siuke väga ohutu koht, kus proovida seda nagu nii. Ma ütlengi, sellepärast ma kogu aeg ütlengi, et miks HD on nagu super äge on see, et ja see on siuke põhimantra on see, et ära hüppa kaljuservalt alla, ära jäta oma praegust elu, ära hakka kuku kohe lammutama, unless it's really necessary, sest eks ju. Aga et mis mulle hästi meeldis esiteks on see, et jah, sul on vaja mingisuguseid vundament-teadmisi, on ju, aga it's all practice. Et sa saad seda teha täiesti iseseisvalt, see ei pea, ma ei tea, kuhugi mingi ära kolima, mingi sektiga liituma, ma ei tea, hülgama oma praegust elu, eks ju. Et sa saad päriselt, mine vali arbuuse plõksu pealt, ma ei tea, mine vali restoranis, mine reaalselt ühed asjad, mida ma tegin vanasti väga palju ja teen tänaseni küll vähem, on ju, aga ma käisin autoga niimoodi trippimas, et ma reaalselt ei teadnud, kuhu ma lähen, iga ristmikul valisin, kuhu ma pööran. Ja see oli nagu hullult äge oli näha, nagu kuhu ma välja jõudsin, ühed ägedamad kohad, mida ma avastasin, ka siin samas Harjumaal on tegelikult nagu täpselt samamoodi sündinud, on ju, et ma olen lihtsalt igal ristmikul plõksu pealt valinud, kuhu ma nüüd pööran, on ju. Et see sama näide vaata, et ma ei pea teadma, kuhu ma et real life. On hea harjutada usaldustele vastu, on ju, ohutult. Just. Et mida rohkem sa tegelikult hakkad nägema seda siukest nii-öelda magicut või seda, kuidas sa saad ise endale toetuda väikestes asjades, seda lihtsam on hakata sellele toetuma pärast, kui on kaljuservalt vaja alla hüpata, eks ju. Ja see on tegelikult see siuke tõeline vabadus tuleb tegelikult sealt. Et kui sa saad kätte selle, et sa saad usaldada tegelikult päriselt iseennast. Et nagu no matter what. Ja isegi siis, kui nagu everything falls
apart või nagu tundub, et on nagu mingi totaalne kaos ja kõik on otsa saamas või on hästi hirmus, on ju. Et see selline teadmine, et oota, aga tegelikult noh, ma praegu ei pea mitte midagi tegema, on ju, ja noh, wait to respond, on ju, kui elu toob ette, kui elu viib mu ristmikule, siis ma toetudes oma sisetundele samm-sammu haaval, noh, valin ja loon teekonda, on ju, et meid on hästi palju õpetatud toetuma välisele. Ja sakraalide puhul on iseenda autoriteediks kasvamine. Ja, see nii kõnetas mind, et ja seda ma olen HD puhul täiega armastanud ja see on minu jaoks olnud üks hästi suur kasvamise teekond ja mul on nii hea meel, kui kuidagimoodi see, mida ma teen või kogu see teekond kuidagi nagu inspireerib ka kedagi teist. Just nimelt tulema nii-öelda nagu koju tagasi iseenda juurde ja jõudma sellesse keskmesse, kus valikud ja otsused nii suured kui väikesed, sest you never know, milline on see, mis muudab elu, on ju. Et noh, need tulevad ikkagi lähtuvalt endast, mitte välisest mürast või sellest, mida teised teevad või kuidas teevad või mis on õige, mis on vale, on ju. Aitäh, Helena, et sa jagasid meiega enda kogemust. Ma tean, et see oli sinu jaoks ka hirmus. Kas oli väga hirmus? Tegelikult on see selles mõttes, naljakas on see, et see on üllatavalt mugav. Hästi huvitav on see, et ma olen ju vaata enda kogemust hästi palju sisse põiminud HD-sse, on ju, ja mul on HD-st on hästi lihtne rääkida, noh, ma arvan, et ka noh, kuulajad, vaatajad, kes on kuulnud mind kuskil mingi sakraalidest rääkimas, et noh, minu isiklik kogemus väga kumab läbi HD-st, eks ju, et noh, mida enam aeg edasi, seda rohkem tegelikult teengi seda nagu siuksel omasel, noh, mulle omasel moel, on ju, et mul on olnud hästi mugav, ma olen ju aastaid rääkinud, noh, sakraalidele niimoodi, et sinna on sisse põimitud nii näited kui soovitused minu enda isiklikust kogemusest ja katsetusest ja hästi huvitav on see, et pole vist eriti palju olnud neid võimalusi, kus ma oleks kuidagi nagu endast rääkinud või nagu niimoodi lihtsalt oma enda kogemust jaganud. Et hästi äge on see, et seda on kuidagi viimasel ajal hakatud üldse nagu küsima, on ju. Et väga palju aastaid on olnud ikkagi see, et nagu HD ja siis nagu Helena kuidagi nagu, et on lihtsalt ainult HD, on ju. Et tegelikult jah, eeskätt kõik, mis puudutab sakraale, manifestorite võtmes ma väga palju on mind mõjutanud ikkagi see, et mida ma olen nagu kõrvalt näinud, vaata last kasvatades, projektorid on kind of surrounded by those, on ju, et ja sakraalina ikkagi ennekõike minu enda kogemus. Et väga paljud näited ei ole tulnud kuskilt õpikust või kuskilt mujalt, et ikka päris elu vaata. No aitäh, et sa oled nii julge, ma arvan, et julgus ongi see, kui sa tunned hirmu. See on üllatavalt mugav, ma praegu tahan lihtsalt öelda, et see on nagu üllatavalt mugav mul jagada oma enda kogemust, sellepärast et tasub teha asju, mis tunduvad hirmsad ja natuke hirmsad. Ei, see tundus kummaline lihtsalt. Ma tegelikult päriselt mõtlesin alguses, et sakraalidest võiks ka niimoodi rääkida, et nagu räägib vaata keegi teine oma kogemust, on ju, aga come on, ma olen selles mõttes 20 palju aastat, 29, 30, 29 aastat on nagu väga ebateadliku sakraalina elamise kogemust. Ehk siis, mul on nii palju värvikaid näiteid, lihtsalt need ei mahu praegu siia ära, on ju. Et kui kellelgi tekib kunagi huvi, siis mul on väga palju värvikaid näiteid sellest, et Helena läks algatama mentaalsete konstruktide näitelt ja kuhu see välja viis, on ju. Ma arvan, et see on hea harjutus võib-olla kõigile sakraalide kodus mõelda tagantjärele, et kuhu on viinud need asjad, mis sa ise oled algatanud ja kuhu on läinud need asjad, mis elu on toonud. Kõige ägedamad asjad, see on hästi hea koht on nagu küsida endalt, et kas kõige ägedamad asjad on elu ise mulle toonud ja mis kohas ma olen olnud ja mis seisundis ma olen olnud, on ju. Et kõige ägedamad asjad ja selles mõttes ma pean olema avatud, mu elus peab olema ruumi. Et tegelikult teine asi on ka see, et kui su sakraalina ikkagi oma elu kogu aeg full on täis puukid ja sul on nagu laud kogu aeg silmini täis, siis ega sul ei ole ruumi, et uutele asjadele jah öelda. Sa võid nagu küsida ja paluda ja tellida neid võimalusi, elu toob sulle neid, aga eks ju, et siin on tegelikult nii palju sakraalset tarkust, mul on lihtsalt nii palju mingit sakraalset tarki, mida rääkida ja mul on 3 viitele nii palju, mida rääkida ja nii et tulevikus räägime 3 viitest ka, sest nad on päris erilised, ma olen kõrvalt näinud. Ja tegelikult peaks ikka mõtlema selle 3 viite summi võiks ka vist kuidagi ikkagi inimestani tuua. Aga aitäh, et sa jagasid ennast ja aitäh, et sa küsisid nii häid küsimusi, see on nii hea selles Projector Magic.
ja järgmise korrani, vaatajad, meil on neid teemasid veel ja veel, alustame energiatüüpidest ja siis vaatame, kuhu me jõuame. Ja mina ütlen ka täiega aitäh sulle, vaataja-kuulaja, ja jaga, selles mõttes, et jaga oma kogemust ja anna märku, palju see nüüd tänane sind kuidagi kõnetes puudutas, kas sul sellest oli mingit kasu ja tegelikult ka, kui sa oled sakraalne tüüp, mine proovi arbuuse valida. Head katsetamist!